Tere, mina olen Eija Aus ja sa kuulad-vaatad Rahva Raamatu sisuhäälingut Raamaturännak. Täna on meil külas õpilane, filoloog, muusik ja eestlased pigem teavad teda laulja ja laulukirjutajana. Tere, Maian Lamp! Tere! Ja sa oled siin ka sellepärast, et sa oled Rahva Raamatu raamatusaadik. Ja. Aga et sa ütlesid kusagil, et sa praegu nagu ei näe ennast lauljana, et pigem sa oled õpilane, aga kuidas sellega on, et kas see laulu kirjutamine ja see nagu muusika sees elamine, et kas see on midagi, mida on võimalik nagu välja lülitada või pausile panna? Eks ta oleneb pigem perioodist ja ta on mul nagu alati isegi, kui ma aktiivselt muusikat tegin, periooditi varieerunud, et see muusikuks olemine, ma arvan, ei tähenda ilmtingimata, et sa nüüd iga päev kirjutad. Samas on perioode, kus võib-olla kirjutad 3 laulu päevas, on ju. Kodus ma ikka mängin klaverit, ikka kirjutan nagu vahepeal laule, et selles mõttes see ei ole ma elust kuskile kadunud, see on alati olnudki minu enda asi, minu enda väljund, sellepärast ma üldse muusikuks sain. Ma kirjutan luuletusi, et see kirjutusoskus või vajadus ei kao kuskile. Kas sul on muusikas ja just nagu laulu kirjutamises ja tekstide kirjutamises on sul mingeid eeskujusid, kelle looming sulle väga meeldib sellisel kujul, et sa võid kas või nende lihtsalt laulusõnu lugeda ja sa mõtled mingi boom? See on väga hea küsimus. Mul on kindlasti välismaal palju selliseid, kelle peale ma mõtlen, ma üritan Eestist siit mõelda, kes nagu tõesti niimoodi on. Kindlasti lihtsalt, kelle sõnad on alati olnud väga head, minu arvates on Reket. Ja praegu olen ma suur sadufänn. Mul on sadusärk täna seljas. Et ma nagu hästi suhestun nende sõnadega, ma väga kaifin, et ma käisin siin nende kontserditel, siis naersin, nutsin, hüppasin, et lihtsalt nagu sõnad räägivad minuga. Ma arvan, et eelkõige seetõttu, et ma ise nagu võtan seda laulukirjutaja rolli või sõnade autori rolli nagu hästi tähtsana. Ma tean, et väga paljud inimesed kuulavad muusikat niimoodi, et nad nagu ei kuulegi sõnu. Aga minu jaoks see on esimene asi, millel ma keskendun, see on mu jaoks kõige olulisem, et need sõnad peavad minuga rääkima. Et kui seal taga on tore, aga need sõnad on nagu tühjad, siis minu jaoks see ei ole nagu, see ei saa olla kunagi mu lemmiklaul. New York Times ka hiljuti tegi suure videoartiklite seeria, kus siis maailma parimad laulukirjutajad räägivad alla 1,5 tundi sellest, kuidas nad laule kirjutavad. Ja siis ka ma ei ole laulukirjutaja, siis ma lihtsalt vaatasin, ma võin lõputult vaadata seda, sest ma olen ise täpselt see inimene, kes kuulab laule just sõnade pärast. Ja see on, ma arvan, et on selline põnev ka nagu oskus või selline, et ta on kindlasti väga treenitav, aga ma arvan, et miks mulle seda meeldis teha, on see, et ma olen lihtsalt oma sõnades hästi emotsionaalne ja mulle meeldib, kui teised on oma sõnades hästi emotsionaalsed. Ja üldiselt on kirjutamisega nii, et kui ma siin oma raamatutest räägin, mis ma lugenud olen, siis ma saan ka seda poolt avada, et mis raamatuid ja miks ma loen. Siis kui ma hakkasin kunagi raamatuid kirjutama hästi noorelt, siis igalt poolt pakuti igasuguseid töid, et ma ei tea, teatrisse kirjutada, filmi kirjutada ja nii edasi. Ja siis paluti kohe ka laulusõnu ja et see oli nagu mingi välismaa laul, millel oli vaja Eesti laulusõnad kirjutada. Ja siis minul oli nii suur truudus selle originaallaulu osas, et ma ei saa midagi ära muuta, aga samas eesti keeles peavad olema mugavad häälikud, mida laulda ja see rütm peab sobituma ja nii edasi. Ja siis minu tehtud tekst ei valitud ja selle asemel valiti Sütel sulanud jää, mis on siis üks Ott Leplandi laulust. Ja siis iga kord, kui ma seda laulu kuulen, siis ma olen mingi, ma ei tea, kes selle tõlkis, aga see on jube hästi tõlgitud, sest mina poleks julenud sinna panna nagu sellist täiesti teist kujundit. Aga siis eile nägin, et keegi tegi kas psühholoogia või mingi sellise magistritöö Taylor Swifti teemal, siis et kuidas on inimesi need laulud aidanud rasketest hetkedest. Siis mõtlesin, et see on ka nii äge,
et tõesti see on mingisugune muusikana asi, mida nii paljud kasutavad teraapiana, et Kindlasti jah. Et ise ka, Jaa. ise nagu pöördud ka muusika poole, kui on kas raskem hetk või vastupidi parem hetk, on ju. Et minu jaoks on nagu küll, muidu ma olen suhteliselt selline vaikuse inimene, et ma käin tihti, kui mul on kõrvaklapid kogu aeg peas, aga mul on tegelikult selle jaoks, et summutada välist müra lihtsalt. Et ma muusikat isegi, noh, et kui vahepeal tulevad igast need siin välja need kokkuvõtted aasta kuulamised, siis ma vaatan palju minuteid teistel inimestel on, ma mõtlen, et issand, kas sa nagu magad, sööd, käid tööl kõike muusikaga, et mina nagu, mul on sellised spetsiifilised hetked ikkagi, kus ma muusikat kuulan või õhtul kodus taustaks natuke. Aga kui ma nagu kuulan, siis see ongi kuidagi mu selline ka peegeldus sellest, kuidas ma ennast tunnen. jah. Et nagu mis ma parasjagu kuulan, see näitab, ma arvan, et kuidas ma ennast tunnen, et kui vaadata Spotify saab sõpradel näha, mida nad laivis kuulavad, et siis võib, ja siis mul võib vaadata, et mis seal on, kuigi ma enam ei kasuta Spotify'd, aga noh, mõte säilib, et mu tuju saab päris hästi määrata selle järgi, mis seal parasjagu käib. Ma ükskord, või noh, ma nagu väga kartsin seda, et väikese lapsega on kogu aeg mingi taustaks multikad, aga noh, kuna mulle ka ei sobi, et kogu aeg on taustaks midagi, siis meil on väga-väga harva multikaid, aga siis ühel päeval panin selle suure maalritöö, kus on siis Vaiko Epliku muusika ja Mari Jürjens laulab. Ja siis on Ellen Niidu raamatust, nagu klassikaline lasteraamat, ja see oli nii geniaalne, et ma proovisin mingi süüa teha ja nii edasi, samal ajal kui laps vaatas ja siis ma ütlen, panen uuesti, panen valjemaks. Ja siis üks õhtu olin üksi kodus, valmistusin kuhugi mingi esikale minema ja siis ma lihtsalt panin endal kõlarist ülipaljuks selle suure maalritöö, selle nagu, sest see muusika oli nii hea ja see pampis mind niimoodi üles, et Mari Jürjens on, keda ma enne ei maininud, aga ta on mul kindlasti üks lemmikuid ja noh, Vaiko Eplik on juba selline klassika. Kas või näiteks see plaat, mis nad tegid Nubluga, Tipu sulub tuul on ka nagu, mul on autos aknad all ja siis ma lihtsalt mingi Tipu sulub tuul. et neid häid laulukirjutajaid on tegelikult nagu tohutult Eestis, et oleneb jälle ka võib-olla missugust nagu laulukirjutajat või muusikat siis otsid, et ja samas ka need artistid nagu ajas muutuvad, et kui noh, hea näide ongi, ma arvan, Nublu, et milline ta muusika alguses oli ja praegu need Vaiko Eplikuga lood, et need on nagu noh, väga-väga minu arvates nagu teistsugused ja seal on nii palju lahedaid sõnade mänge on alati seal muusikas ja Mari on lihtsalt selline hingelepai minu jaoks. Mul ka oli see, kui Tipu sulub tuul album välja tuli, siis see oli nii kuidagi oluline, täpselt see, mis sa rääkisid, seda aknad alla ja see on nii suvekas. Jaa, nii suvekas. Ja siis mul vinüülimängijat ei ole, aga ma tellisin selle vinüüli endale. Et mul on lihtsalt see vinüül kodus, et siis vahepeal käin sõpradelt mängijat laenumas. Meil on kodus vinüülimängija, nii et see on nii mõnus. Paned, et plaadikesed peale istud seal, siis võtad äkki klaasi punast veini ja tunned, et täiskasvanu on ikka nii hea olla. Nii tore. Aga mis sa õpid praegu? Ma õpin kognitiivset neuroteadust Barcelonas. Kuidas selleni jõudsid? Ma õppisin enne Tallinnas Hispaania, ütleme, laias laastus filoloogiat, see on Hispaania keel ja kultuur oli vist selle eriala nimi. Ja siis meil käis seal vahepeal elasin Hispaanias, siis tulin tagasi, jätkasin ja siis käis meil seal üks mees rääkimas keele neurost. Ja ma istusin seal loengus ja olin niimoodi, et okei, seda ma tahan oma eluga teha. Ja hakkasin räigelt selle kohta lugema, raamatuid lugema, siin võib vaadata ka täna, mis ma lugenud olen, et väga palju on neid ajuasju. Ja hakkasin uurima, mis see täpselt on, mis siin on. Ja ma mõtlesingi, et ma tegelikult tahan minna keele neurosse. Ja sain tegelikult keele neurosse sisse San Sebastianis, mis on Põhja-Hispaanias Baskimaal. Aga kuidagi sees käis siuke väike plõks, et äkki peaks natuke üldimsemaks minema, et ei piira ennast selle keelega ainult. Ja siis ma elasin 1,5 aastat Granadas ja tegin seal nagu lõpetasin oma, Erasmusega, lõpetasin oma bakat ja siis tegin seal neurolaboris Granada ülikoolis, tegin praktika ka keele neuroteemal, töötasin
eesti keele, itaalia keele, hispaania keelega, et võrdlus oli siis, et soota ja sooga keeled. Et Eesti on ju puhtalt või täiesti soopuhtalt nagu sootu keel. Ja siis või võtta täiesti soopuhas keel, ühesõnaga, et ei ole meil sugust eesti keeles. Ja siis võrdluseks siis hispaania keeles on nagu väga palju sugusid, kõigil on sugu, toolil on sugu, laual on sugu, jalanõudel on sugu. Et üks asjaga töötasin. Ja siis kandideerisin ka Pompeu Fabrasse, mis on siis kool, kus ma käin, ja sain sinna ka sisse ja mõtlesingi, et kuna ma olin Barcelonas elanud, see oli suur faktor, et mulle ei meeldi väga sellised uued asjad, nagu mulle meeldib, kõik on vanamoodi ja Barcelonat ma tunnen, tean läbi ja lõhki, mis seal kõik on. Ja need õppejõud, need, kes on tänasel päeval minu magistritöö juhendaja, ta on üks maailma kakskeelsete uuringute nagu selline looja või ütleme täielik, ma ei teagi, kuidas seda nagu öelda, et aga ta on nii palju panustanud sellesse maailmasse, hästi hinnatud teadlane. Ja siis vaatasin, et tema on seal ja mulle kõik ütlesid, et kui sa tema alla saad, et siis on nagu kõik korras. Ja sain, et nüüd töötangi praegu oma magistritöö kallal, mis on seotud kakskeelsete võrdlusega, kuidas keeledistants mõjutab siis sellist põhilist auditoorset protsessi ja jah, ühesõnaga see on siuke pikk ja natuke vildakas lugu, aga jah, et avastasin midagi enda jaoks täitsa niimoodi pool kogemata, et mul see neuroasi on alati nagu meeldinud, aga ma kunagi ei teadnud, mis sellega teha, et ma kunagi mõtlesin, et äkki ma saan neuroloogiks, siis ma sain aru, et see maailm ei ole vist ikkagi mulle. Ja siis leidsin selle tee ja ma olen nagu väga rahul, et ma olen kindlasti oma asja leidnud. Nüüd loodetavasti lähen edasi doktorisse ja toimetan seal. Aga see teema on ju küllaltki komplitseeritud, et kui sul koolipäev lõpeb, ma ei tea, praktikapäev, igasugused uurimused ja nii edasi, kas sul on veel seda jaksu, et sa tahad lugeda ka midagi õhtul? Iga päev. Eriti praegu seda magistritööd kirjutades on silmad õhtuks kõõrdis. Et siis on seda lugemist vähem. Et ma töötan ka kõrvalt juba tegelikult oma nagu doktoritöö kallal ja sellega on ka väga palju lugemist. Et siis seda lugemist on lihtsalt nagu sellistes volüümides, et ega ma reaalsuses ei võta endale õhtul seda raamatut kätte. Aga siis jälle nagu periood, näiteks Hispaanias on Semana Santa, mis on nagu, meil on suur reede ainult, aga neil on terve nädal. Ja siis, kui see nädal oli mul vaba ja mul ei olnud nagu koolikohustustest midagi, siis ma lugesin siin kuu teise poole, lugesin 2 päevaga läbi ja et siis ma nagu loen, et siis ma nagu hingan meid neid raamatuid läbi, et ma teen nagu tasa oma seda aega. Aga jaa, et oleneb perioodist kindlasti mul lugemisega on ka nagu, et vahepeal on palju rohkem, mõni kuu on üldse nii, et hea, kui ma 5 raamatut läbi loen, aga teine kuu on 4 raamatut, et hästi varieeruv. Aga räägi, mis raamatut sa kaasa täna võtsid? Ma võtsin palju ja kui te vaatate, et need raamatud näevad nii uued välja, siis sellepärast ma laenutasin poest, sest minu raamatud on Hispaanias. Aga ma leidsin keldrist, siin on mõned, mis mul on enda kapsaks loetud. Ma olen see, kes loeb raamatud hästi kapsaks. Et nad käivad mul meres, vannis, igal pool on mul raamatud sisse kukkunud. Aga ma võtsin natuke kõike, et palju on siin ingliskeelset kirjandust, eelkõige sellel põhjusel, et mulle meeldib raamatuid lugeda siis, kui nad kohe välja tulevad. Ja eesti keelde tihti nad ei tule, kui ei ole eesti autor. Eesti autorid ilmselgelt ma loen eesti keeles, et siin on ka näha, selle aasta lugemised on siis Urmas Vadi Kuu teine pool ja Tõnu Õnnepalu Õhtu päike väikestel majadel. Need olid, ma arvan, üldse mu selle aasta nagu isegi võib-olla terve lihtsalt aasta lemmikud lugemised, et Urmas Vadi ma nüüd võtsin endale selle ballettmeistri ka, ma pole seda lugenud ja nüüd tuli see uus print või nagu see välja on ju. Et ma võtsin selle, nüüd see vist on mu järgmine raamat, mida ma lugema hakkan, et Urmas Vadi kirjutab mulle väga-väga sümpaatselt. Ja see Tõnu Õnnepalu raamat oli nagu hingele pai, üli hästi. Ja siis jah, mul on igast asju, et näiteks... Ma küsin korra veel selle Õnnepalu kohta, et...
jah, et ma just mõtlesin, et sina kui nagu noorem inimene ja elad seal mingit oma mega ägedat Barcelona elu, nii palju kui Instagramist näen, et Tõnu Õnnepalu kohta ju paljud ütlevad, et ta on nagu nii aeglane ja midagi ei toimu ja nii edasi, aga et sulle see meeldis. Mulle väga meeldis. Ja kui sõbrale seda soovitad, miks sa soovitaksid tal seda lugeda? Ta oli minu jaoks natuke nagu väike siuke puhkus. Et ei peagi olema kogu aeg mingi action ja nagu need lood ka olid nagu lahedad, et kuidas ta räägib seal oma nagu lapsepõlvest toob elemente ja oma naabritest ja räägib nagu ka sellest Eesti nagu loodusest ja ta ongi lihtsalt selline argielu. Ja minu arust see ongi nagu mõnus. Miks ma selle Instagrami kohta ka nagu täpselt, et see on vastand sellest. Mu iga päev on, ma arvan, et mul on üks kõige selles mõttes igavamaid nagu elusid, aga Instagrami jõuab see, et kui ma siis käin kuskil reisil või mis iganes on ju, et seda ma jagan, aga see, et kuidas ma istun ja ma ei tea, magistritööd kirjutan või valmistun esitluseks või loen mingid pabereid, mis on lõputud. Mul on kodus kuhjad, ma arvan 1000 lehti sellised kuhjad lihtsalt, et see on mu igapäev. See on lahe, aga see on nagu mõtlen, mis ma nagu näitan, et teen pilti sellest paberikuhjast ja siis et ma loen. Okei. Et ikka see Instagram on selline highlight reel. Jah, highlight reel. Aga et see Tõnu Õnnepalu raamat nagu ei ole highlight reel. Ta on nagu minu arust ongi selline, et ta on ju nagu päeviku vormis, et mulle nagu meeldis see, räägib, kuidas tal varbad külmetavad ja mis seal küttesüsteemiga toimub ja nagu nii inimlik. Ja ei pea nagu ise kõigega kaasa minema ja emotsioneerima palju, et saad puhata. Ja. Aga mis räägi sellest kapsast? Ja mul on siin 2 mul on tegelikult 3 raamatut selle autori poolt siin kaasas. See on mu lemmikkirjanik Patrick Radden Keefe. Tal tuli just uus raamat ka välja, mis on rahvaraamatus olemas. Ma mõtlesin, kas on või ei ole. Ja ta kirjutab, see raamat, siin on sellised erinevad lood erinevatest kriminaalidest. Ja ta on pannud siis nagu kokku selliseks asjast, siin on igast erinevaid, kuidas, ma ei tea, El Chapo kinni peeti ja nii edasi. Et ta tegelikult on uuriv ajakirjanik The New Yorkeris ja ta lihtsalt teeb imelist tööd nagu, et see Empire of Pain, mis mul siin on ka kapsaks loetud, et see on, ma arvan, mul läbi elu kõige lemmikum raamat, mis ma lugenud olen. Et ta on nii hästi kirjutatud lihtsalt. See lugu on põnev, see räägib sellest põhimõtteliselt, kuidas see oksüdotsiin äkki, kriis USAs tekkis ja kuidas see pere sellega seotud on ja mis pere seda nagu alustas. Ja see on nüüd tal siis viimane raamat, mis tuli välja, London Falling, ja räägib sellest, kuidas üks poiss, päris lugu on, selles mõttes, et kõik, mis ta kirjutab, on päris. Aga üks poiss siis räägib Londonis, tegelikult on Londoni poiss lihtsalt, et ta on Vene oligarhi poeg ja saab igast sekeldust siis sellega. Ja siis ühel päeval kukub ühelt majarõdult alla ja keegi tegelikult siiamaani ei teagi, kuidas siis tegelikult ta elu lõppes. Aga jah, et ta kirjutab niimoodi, et sul on tunne, et sa loed mingit maailma parimat kriminovelli, aga see on kõik päris lugu. Et ta oskab seda nagu niimoodi kirja panna lihtsalt. Et jah, Patrick Radden Keefe on, ma kõigile soovitan alati, mul on ta need signeeritud koopiad ja kõik, nagu, kõik, mis saab temaga kuskilt. Ma olen mingi ja. Et väga tark ja väga andekas mees. Kas see, et sul on autogrammiga eksemplarid, tähendab, et sa oled taga kohtunud või sa oled ostnud? Okay. Ma olen ostnud, jah. Ma just eile lugesin, ma ei tea, mitmendat korda Margaret Atwoodi Tehingut surnutega ja sain aru, et see on mul selline autor ja selline raamat, et mul on kõik te raamatud läbi elu olnud, aga et see raamat kunagi ostsin ingliskeelsena, kirjutasin üle nii täis ja kasutasin hästi palju ka enda magistritöös, siis see tuli eesti keeles välja, siis ma ostsin ta nagu e-raamatuna eesti keeles, sest paberraamat oli otsas, siis ma sain lõpuks kusagilt paberraamatu ja siis nüüd ma ostsin ta endale Audible'isse
nagu ingliskeelse audioraamatuna, siis mul mingi, et ma 4 korda seda raamatut ostnud, aga siis tema ütles seal, et never meet your heroes, et kui sulle mõni kirjanik hullult meeldib, et sa kunagi mine temaga kohtuma, et jah, see on jah, öeldakse, et ei tasu, on ju, aga mina väga tahaks Patrickuga kohtuda. Ma olen temaga Instagramis rääkinud. Sest ma olen nagu, kui ma raamat saan, siis ma alati tagin teda ja siis ju ta on siis märganud. nii tore. Ja siis jah, mul on siin igast asju, ma loen hästi palju selles mõttes tõsielu raamatut. See on siuke, mis ma pigem võtsin lihtsalt siuke soojenduseks, aga see räägib jah ühest kriminalisti siis elust. Okay. Et mida ta kõike oma töö jooksul nägi ja mulle lihtsalt ka väga meeldis ja mul on palju selliseid. Siin Angela Gallup, When the Dogs Don't Bark. Ja, et see oli ka selline põnev, mulle meeldib neid krimiraamatuid lugeda ja siis on igast spiooni asju, et ka tõsielulised. Üks on Red Notice, mis ma arvan on mu teine selline üks elu parimaid lugemisi ja ma ei teagi tegelikult, kumma ma valiks neist nagu paremaks, aga The Spy and the Traitor, mis on Ben McIntyre, räägib siis ühest KGB sellest nagu chiefist ja kuidas ta elas topeltelu ja tegelikult töötas Inglismaa jaoks ja kuidas ta lõpuks päästeti Venemaalt, et see on väga põnev. Või siis mitte Venemaalt, vaid Nõukogude Liidust. Ja siin ka, et sarnane lugu, neid raamatuid tegelikult on ülipalju, kus räägitakse, et lihtsalt ongi pannud ajaloolased kirja need ja siis on kirjutatud nagu põnevaks, et väga põnev ja räägib, see on võib-olla natuke nagu raskem, see on selline täiesti spy book nagu, et oleks nagu jälle kirjutatud nagu selles mõttes kui mingisugune romaan, aga see ei ole romaan. Sa pead endale kuidagi teadvustama, et see oli kellegi elu. Et see on, mulle siuksed raamatuid meeldib lugeda. Kuidas sa leiad neid? Ma olen suur Goodreadsi scrollja. Ma ise olen halb selline update ja seal. Et ma ise väga palju ei pane sinna kirja, mis ma teen. Ma nüüd jälle üritan nagu parem olla selles. Aga ma jah, seal Goodreadsis vaatan ringi ja avastan ja ka sõpradelt et soovitusi. Et näiteks see raamat ongi see Spy and the Traitor on mu parima sõbranna soovitatud, et ta ütles, et sa pead seda lugema. Ja siis ma mõtlesin, et ma siis loen ja väga hea, et lugesin. Kas järgmiseks räägid sellest? Fern Brady, Strong Female Character? Ja see räägib ühest naisest, kellel on selline keeruline elu olnud ja ta lõpuks saab endale autismidiagnoosi ja see, et sa näed neid elu keerdkäike seal, mis tal olnud on ja sa saad aru, et lõpuks see on lihtsalt see, et tal ei olnud nagu abi, tal ei olnud tuge. Aga ta on väga lahe, ta selles mõttes YouTube'is ta nime otsid, et ta teeb igasugu asju praegu ka. Ja minu arust ka nagu selles mõttes toredalt kirjutatud raamat, et lihtsalt räägib oma elust, räägib selle keerdkäikudest ja võib-olla nagu pakub lihtsalt ka endale sellist tuge, et mõnikord mõtled, et minu elu on võib-olla raske ja siis loed sellise raamatu ära, mõtled, et mul on päris hästi ikka, et vahepeal tuleb sükst asju minu arust ka lugeda. Ja siis, mis mul veel siin on, The Brain That Changes Itself. Jah, põhimõtteliselt räägib erinevatest lugudest, erinevad nagu asjad, mida on avastatud, mis on muutnud neuroteadust põhimõtteliselt. Et ma ei tea, siin ongi üks näide näiteks, et kuidas siis insuldi nagu kannatanud siis õpivad uuesti liikuma ja rääkima ja et kuidas need asjad on nagu avastatud, kes need on avastanud,
Räägib siin ka neuroplastilisusest, mis on kindlasti väga põnev, et Jaan Aru, tegelikult ma mõtlesin Jaan Aru raamatuid ka võtta, siis ma mõtlesin, et võib-olla inimesed eeldavad, et see on nii loogiline, et ma võtan Jaan Aru. Aga Jaan Aru raamatud kindlasti on nagu head ka, et neuroplastilisusest õppida. Aga jah, et siin räägib armastusest, erinevaid teemasid nagu katab ja räägib just sellest, et kuidas see aju ennast suudab ise nagu muuta vajadusel, et kuidas hakkab uusi ajuosasid kasutama ja kuidas, kui mingi nii-öelda teekond lõigatakse ära, et siis aju leiab võimaluse tihtipeale. Et ka selline põnev nagu kõigile lugeda, et ta ei ole kindlasti selles mõttes, kui sa oled spetsialist. Et minu spetsialist võib-olla lihtsalt tore, niisugune lihtne lugemine, aga kõigile lugemiseks ma arvan nagu hea raamat. Mina ka olin kusagil mingi 22-23, kui ma kogemata mingis heas Londoni raamatupoes sattusin kuhugi nende riiulite juurde ja siis lihtsalt ostsin endal hullult neid neuroloogia raamatuid, ka pop-neuroloogia on ju, ja ka mälu ja sellised asjad ja ka just, et mis need erinevad, nagu kas või autoõnnetused on teinud ja et nagu sa ütlesid, et siis kuidas aju teistmoodi kohandab ja nii edasi. Ja siis mul oli ka täiesti see, mis sa enne kirjeldasid enda kohta, et mul oli siuke moment of clarity, nagu täielik selgus, et see on see asi, mida ma pean elus tegema. Nii vaimustas see. Ja siis ka mingil hetkel sain aru, et aga tegelikult nagu see neuroloogi tee ei ole minu tee. Aga siis ikkagi nagu see huvi ei kadunud kuhugi, et siis ma jõudsin mingi neurobioloogia ja nii edasi ja et siis täna nagu selle ATH ja autismi kogemusnõustajana, et see kõik on nii kodune ja nii lihtne mu jaoks, siis vahel ma saangi aru, et ma ei oska enam lihtsasti rääkida mingitest asjadest. Jaa, ja neid on nagu ka selles mõttes erinevaid, et näiteks üks raamat neuroloogi poolt, Sackleri poolt on The Man Who Mistook His Wife for a Hat ja seal on ka nagu tegelikult need lood pandud lõbusalt kirja, aga samas ma tunnen, et annab piisavalt detaili, et näiteks ka mul on põnev lugu lugeda. Et nüüd juba mingisugused need raamatud, mida ma loen, on võib-olla selles mõttes nagu liiga ära lihtsustatud. Et ma olen nagu koolis selle informatsiooni juba omandanud, aga osad nagu ikkagi, et kirjutavad nagu väga niimoodi, et sa saad aru, aga kui sa tahad rohkem seda detaili, reaalselt neid, mis ajupiirkonnad ja nii edasi, et siis seda saab nagu ka edasi uurida, on ju? Nii, siis on Julie Sediv, ma ei oska hääldada seda, Sedivi raamat. Tema on ta oli Tšehhoslovakkiast ja emigreerusid Kanadasse ja ta räägib siin, kuidas keel ununeb, kuidas keel tekib ja mis need selles mõttes need võimalused on ajus selle õppimiseks, selle taastamiseks ja nii edasi. Et just keele aspektist on see ülimalt põnev raamat, et minu jaoks oli selline viietärni lugemine just keele osast, et vahepeal loed neid keele kohta tehtud raamatuid ja võib-olla on nagu tunned, et ei ole kuidagi nii selline mind-blowing, aga see nagu oli, ta on nagu ka tohutut tööd teinud ja ta ise on selles mõttes õppejõud ja väga-väga haritud inimene. Et hea lugemine ja lahe oli lugeda midagi, mis ei ole Ameerika või UK. Et see oli nagu ka hea, et loed kellegi raamatut, kes on natuke siitpoolt maalt pärit. Ja siis ma mõtlesin lihtsalt, ma soovitan sellest, kui kedagi see aju teema huvitab. Lihtne selline ongi, raamatu nimi on 50 Human Brain Ideas You Really Need to Know. Ja lihtsalt sellised väiksed ülevaated, see ühe nagu peatüki osa on 4 lehte. Ja ta räägib siin kõigest, ma ei tea, siin on peegelneuronid, aju asümmeetria, siis ajuosad, mis on spetsialiseeritud, topograafiline kaardistamine ajus või topograafiline kaart põhimõtteliselt ajus, õppimine, mälu, aju taastamine või mälu taastamine,
otsuste tegemine ja sellised väiksed lugemised, et sa lihtsalt voodi kõrval loed ühe mingi väikse mõtte, saad jälle veits targemaks. Ja siis kui huvitab, siis saad rohkem selle kohta lugeda. Ja siis siin on mul see Stanley Tucci Maitsed ka, mis mulle, ma tegelikult ei lugenud, vaid ma kuulasin ta audioraamatuna. Ise luges ilmselt või? Mida? Ise luges või? Ei, ma kuulasin eestikeelselt sealt Rahvaraamatuäpist. Ja mulle lihtsalt nii meeldis. Kuulata, keegi räägib mingitest lihapallidest ja tomatikastmestest ja lapsepõlvest ja veinidest ja jälle selline mõnus lihtsalt raamat. Et oled siit mõnda retsepti ka teinud? Ei ole, aga mul mõelda, et tegelikult peaks. Aga vaata, kui autoraamatuna kuuled, siis sul ei jää see nagu retsept niimoodi, jää nagu meelde ka täpselt, mis seal toimub, et raamatust on nagu oleks lihtsam. Kui mina seda lugesin, siis see kohe vist esimene retsept on see põhi Itaalia see õli ja küüslauguga pasta. Ja siis lihtsalt ma ei saanud seda peatükki lugema hakata, mul oli vaja see pasta kohe ära teha selleks, et ma saaks seda lugeda, sest muidu lihtsalt terve aja on. See oli küll siin et kuulad sa toit eriti kui tühja kõuga või hommikul näiteks kooli sõites ma kuulasin, ma tean, et rattaga sõites tegelikult ei tohi midagi kuulata, aga ma kunagi ei pane seda nice cancellingu, et ma lihtsalt panen nüüd vaikselt käima ja siis hommikul kuulad, mõtled, kõht korisab, tahaks täiega midagi head. Ja siis viimased 2, When Breath Becomes Hair, räägib ühest arstist, kes ise lõpuks sureb vähki. Ja ta oli võrdlemisi noor, et ta oli 30ndate keskel lõpus ja tegelikult lõpetas nagu oma sellest nii-öelda treeningu elu arstina või siis residentuur Eestis ja tast sai endast patsient, et vahetas nii-öelda rollid. Ja selle raamatu juures ka, et ta alguses kirjutab ka üsna palju kirjandusest, et see oleks olnud tal võib-olla siis ikka nagu alternatiivne teekond elus. Ja seda raamatut mina olen ka, ma arvan, et ma olen vähemalt paar korda seda lugenud ja see on raamat, mida ma alati kingin ja hiljuti ka just keegi tuli mu juurde, ütles, et issand, see 10 aastat tagasi soovitsid mulle seda, kui hingusest saab õhk ja et see raamat on muutnud mu elu ja ma olen seda kinkinud mitmetele inimestele, et on tõesti suke raamat, mis ei lähe vanaks ja iga kord jälle, kui midagi tuleb siit meelde, siis on, et millet just nägin. Mul oli ta see raamat, kus ma nutsin. Ja ma mõtlesin, et ma võtan need 2 raamatut, kus ma olen nagu nutnud, ongi see. Ja teine on Beautiful Boy, David Sheffi raamat, mis räägib ühest, see on film ka tegelikult, see film ei ole minu arvates, see film on hea, aga see film ei ole nii hea kui see raamat. Aga jah, see on ühe isa, ühe perelugu, kus pojal on sõltuvus ja tugev sõltuvus ja kuidas nad võitlevad, et see poiss jääks ellu, et sellest poisist, et ta saaks tagasi ree peale. Ja see oli ka nagu raamat, kus ma tõesti nutsin, et tal oli, issand, kuidas eesti keeles on? Meth addiction, ma ei tea, amfetamiini, ei, see vist ei ole, ma ei tea, igatahes. Meth addiction oli tal ja selline keeruline lugu ja tegelikult see poeg on nüüd nagu elab ilusat elu ja tal on nagu kõik hästi, aga see oli ka väga suur võitlus selle pere poolt, et ja seal on, kuidas on segatud ta kasuema ja nende ühised lapsed tema isaga asja ja et see on nagu selline lugu, kus lihtsalt pisarad voolavad lihtsalt, et aga jah, et palju on sellist välismaist lugemist mul, ma praegu loen tegelikult rohkem nüüd eesti kirjandust, et võtsin selle Tõnu Lamperi või ma ei tea, kuidas sellele tuleb. Kuidas Tõnu Oja, sorry. Et kuidas sellele raamatule peab viitama ja nüüd ma just nägin, et tuli see Eesti novellikogu 2026 välja, aga ma loen praegu seda 2025 versiooni. Et nüüd seda ballettmeistrit hakkan. Mul on see, et mul on tihti paralleelselt raamatuid. Mul on oleneb, et üks on rannaraamat, üks on voodiraamat, üks on selline, kus ma olen rongis või mis iganes. Ja minu meelest midagi peab olema õhtuseks lugemiseks midagi igavat. Et kui... Sellega ma olen nagu kehva. Praegu ma loen õhtul, mul on see Kobo ka. Ma loen Chasing the Scream, mis räägib sellest sõjast narkootikumidele USAs ja Kanadas ja tegelikult igal pool üle maailma, aga räägib sellest, et sellega natuke on, et ma ei jää magama.
et ma loen ja siis vaatan, et kell on 3, mõtlen, jälle. Et aga jah, mul on nagu kogu aeg kuskil üks raamat, et natuke nagu huulepalsam naistel, et Aga vot hästi palju ka, ma just kustutasin enda telefonist ära selle äpi, see mingi kiirlugemise äpp, see biooniline lugemine või midagi sihukest, et kus ta lihtsalt nagu rõhutab sul mingisuguseid tähti seal sõna keskel tumedalt ja siis sa loed nagu 7 korda kiiremini. Ja siis mul oli mingi, et ma ei taha 7 korda kiiremini lugeda. jah. Tundub, et mul on vaja selles hetkes olla, mul ongi vaja, et mu närvisüsteem rahuneb, et ma lihtsalt nagu teen päriselt seda asja praegu, et mul ei ole see, et nagu saaks ruttu loetud. Jaa, kui ma neid raamatuid, nagu mis siin laual on, enda jaoks loen, siis mul pole vahet, kas ma loen seda raamatut nädal, kuu, et see on mulle, see on aeg mulle. Millel ma kasutan vahepeal abi nii-öelda, ma kasutan seda Speechify'd, mis loeb sulle ette, kui ma loen neid nagu teadusartikleid, et vahepeal, et ma saaksin, ongi kõndides ja niimoodi, kuigi ma loen vahel kõndides ka raamatuid, et mul on kuidagi suht hea koordinatsioon õnneks. Aga et ma seda Speechify'd kasutan ja nende paberitega on, et tahaks nagu vahepeal kiiremini lugeda. Aga jah, kui ma loen siin neid raamatuid, mis ma olen ise välja valinud, et oma aega nagu nautida ja siis miks ma peaks 7 korda kiiremini lugema. Yeah. Aga me alati ka palume saatekülalisel lugeda ühe luuletuse ette. Kas sa palun loeksid meile midagi? Jaa, sa kirjutasid mulle, et kas siis, et äkki loen hispaania keeles või äkki loen enda oma ja ma ei teagi. Võib mõlemat lugeda. Võib-olla ma loen siis mõlemat, meil on veel veits aega. Üks on selline võib-olla selline emotsionaalsem, see on see minu oma. Et ja ta ei alga päris nagu luuletus, aga no eks siis kuulete. Nii. Mu lemmikšokolaad on komatahvel, sest väiksena sõin seda emmega koos. Mu süda valutab, sest viskasin täna ära oma luuleraamatut, sest lihtsalt ei jaksanud neid mälestusi väisata. Mu silmad on pisaraid täis, sest hingematev masendus viib mõtted maast mägedeni ja mitte kõrgustesse, vaid kaugele kaunist. Ma igatsen limparaamatuid ja õhtujutte, sest see oli mu turvatunne. See oli viimane turvatunne, mis mu turvamata tuntuse endal tunda lasknud on. See tähendab tuntus eneses, endas väikeses. Ma vist ise lõin selle paradoksi, kus seltsimees laps on lapsepõljast välja lõigatud ja lõõmas ereda leegiga kuskil Saunatänava ubrikus. Aga kenake, hea küll. Jõuame asjani ja teen sellest luuletuse. Ma ju mõtlen neid sõnu, seatud ritta, mis päevast päeva päevitanud su õuna mingisuguse nitisel ekraanil. See tähendab kõik, mis sulle ütlen, pole saladus, mitteavalik jagatus ehk pööripäevane pearinglus ootamas avatust. Vaid avaus, avalik paus eetris, stopp, kuula hetkeks. Ma ju ütlesin, kell 6:6 jõuan. Sestap, olgugi et, tahes tahtmata taunitav, ei tea, mis mõtled sa, teavita, anna teada. Kui ma saaks, siis ma annaksin ennast endana tõe truu ning päris palgelt heledana. Aga sina suudle mind otsa ette, otsmiku peale, pääle pähe. See on mu lemmik, kui su suudlus mu peas päevitab. Selline. See on minu enda oma ja ma siin vahepeal ikka kirjutan ja vahepeal rohkem, vahepeal vähem. Et mulle nagu meeldib kuidagi väljendada ennast. Jah. Ja siis võib-olla üks hispaania oma, mis mul ei saa näidata, aga mul on siin sõbranna, mu parima sõbranna käekirjaga on mul selle esimene lause. Ja see on Federico Garcia Lorca kõige kuulsam kõige kuulsam luuletus. Selle nimi on Romance Sonambulo. Ja ma siis võin seda lugeda, ma ei tea, kas ma pärast tõlgin teda või... Ei pea, siis sa jätta müstiliseks. Jätame müstiliseks, siis pärast ise saate vaadata, mis seal on. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su paranda, verde carne, pero verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde,
bajo la luna gitana. Las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Ja see jätkub ja see jätkub ja see hakkabki, iga rida hakkab niimoodi, et verde, que te quiero verde. Ja see on mul siin olemas käe peal ka. Et eelkõigest mulle lihtsalt väga meeldib Lorca, mul on kodus luuleraamatud ja mulle väga meeldib neid lugeda. Vot, sellised lugemised. Et luuletusi on mul endal igasuguseid, on rõõmsaid, on hästi palju on armastusest. Palju on lihtsalt sellist sõnade mängu, et mulle nagu meeldib see muusikas, mulle ka meeldis seda teha. Ja ise ma loen luuletusi isegi pigem vähe, aga kui ma loen, siis ma loen niimoodi, et ma siin võtan nagu tükkideks ta ja natuke nagu kirjanduse tunnis gümnaasiumis, et mis ta siis mõtles. Et see on luuletuste puhul lähe. Ja alati ei peagi midagi mõtlema, ma arvan, et näiteks see luuletus, mis ma praegu enda oma nagu lugesin, et see kuidagi räägib nagu kurbusest. Ja ma kirjutasin selle küll mitu kuud tagasi, aga selles mõttes tegelikult ma arvan, on mu elus kõige sellised õnnelikumad ja nagu tasakaalukamad ja mõnusamad ajad praegu. Et vahel on lihtsalt lahe kirjutada midagi kirjutamise pärast. See on väga ilus mõte, millega lõpetada. Suur aitäh sulle, Maian. Ja siis head koolide jätku sulle. Ja aitäh kutsumast ja nii tore oli. Tõesti, lähen raamatutest rääkida. Ja jääme lugemiseni.